jah, hommik elad või? elan. Väga olen juba saapad jalga. väga hea, ma olen kohe seal. Okei, või? Toi. Hommikust. Kell on 6:55 reede hommik ja me oleme jälle Saaremaal haugi püüdmas. Täna öösel on ka täiskuu, nii et me loodame selle peale, et kalad on täna eriti võtuvalmis ja aktiivsed. Me rentisime jälle paadi kalapaat.ee-st ja meil on me teeme täna sellise erilise püügipäeva, sellepärast et me teeme sellise väljakutse Steveniga, kus siis kaotaja peab sõitma tagasi Tallinnasse. Ja challenge näeb välja selline, et loevad kalad, mis on saadud ainult suurte lantidega. Ma pärast presenteerin, millised need landid täpsemalt on. Praegu on veel täiesti jõues kott pime, päike tõuseb alles 7:45 midagi, sest meil on pea tund aega veel aega, enne kui üldse päike tõusma hakkab. Me paneme praegu asjad kokku, tahame mingi poole tunniga vette saada, selleks ajaks peaks juba veits hämaram olema, et ma ei pea siin autotuledega videot tegema. Olgu, ma varsti näitan täpsemalt, kuidas see challenge välja näeb. Davai! No nii, paat on vees ja emotsioonid on päris laes. Pulss juba peksab, tahaks loopida täiega juba. Ära siia astu. Miks ma sinna ei astuda? Ma istun seal. Nii peps ei saa olla. Kuidas ma peaks sisse saama? Vaata, milline printsess ma olen. Mul ei ole kummikuid ja midagi. Tule nüüd printsess. Ei saa, laine tuli. Teed nii suuri laineid mul. Steven, bussi lähed? No ma ikka segan ära, et sa esimest kala ei saaks. Tänase hommiku esimene vise. Pers, kohe ei kuskil taha kinni. Otsas. Lähme sinna paremale, vaata kohe see nurk seal. Seal me oleme alati saanud. Lähme siukse väikse kaarega. Et võtame luikedega, suuna luikede poole. Teises kohas. Esimene vise. Tavaliselt, kui me siin Saaremaal püüame, siis mu nagu viskestrateegia on see, et ma üritan siukseid poole jõuga viskeid teha, et tavaliselt niimoodi külje pealt, kui paadis on rohkem inimesi. Ja siis kerin nii aeglaselt, kui saab, hoian ridva tippu otsa üleval ja siis teen vahepeal siukseid ridva otsaga siukseid vibutusi. Ja siis peaks võtma. Enne kui me järgmisse kohta liigume, siis mõtlesin, ma prooviks seda roo äärt. Sain siin paar päeva tagasi sellise Horvaatia popperi väidetavalt. Et Horvaatis pidi see ei ole popp olema. Vaata, kus lendab. Ops, kui hästi. Mingi väike siuke tuul võiks olla. Täiesti tuulevaikus ei ole ikkagi haugipüügiks siuke ideaalne. Nüüd on pisut valgem juba, et ma teen selle tutvustuse ära sellele võistlusele, mis me Steveniga täna plaanime teha. Tavaliselt me oleme siis püüdnud sellise Kuusamoo professoriga 19 grammisega, et see on siuke põhiline relv, mis siin Saaremaal pidevalt nagu toiminud on ja kala kindla peale nagu toob. Ehk see täna ei loe. Kui sellega püüad kala, siis see ei loe. Tänased mängureeglid on siis sellised, punkti saab ainult püüdes väga suurte lantidega, ehk siis selle 20 sendise Taiva Duckfin Shadiga või selle Savage Gear angere imitatsiooniga, mis siis kogupikkuses peaks olema 30 centimeetrit või siis selle Pro Rexiga. Või siis kõik pinnapealsed landid, näiteks see part või siis see Horvaatia popper, millega ma enne proovisin, või siis selle konnaga, seda on näite konna, sellise konnaga. Ehk siis top water või väga suured landid.
toovad punkti ja võistluse võitjale on siis au istuda tagasi sõidul kõrvalistmel. Kaotaja peab sõitma tagasi Tallinnasse. Sellised on võistluse reeglid ja püüame. Mul selle Horvaatia popperiga ei õnnestunud, nii et see on nüüd nagu esimene asi, mida ma proovin. Selline Savage Gear'i Black Eel, mis tundub nagu väga suur, 30 senti. Aga on öeldud, et haug võib võtta kuni 50% oma keha pikkusest. 70-sendine haug, mis on siin vetes väga tavaline. See ründaks väga hea meelega sellist angerit. Oi jumal. Täiega raske. Päris ilusti jookseb ju, vaata. Sava paneb kenasti, jah. Jaa, aga nagu ringi ratast laseb. Nii meeldis. Ostsin kalaportaali e-poes sellise huvitava asja, seda neid nimetatakse shallow rigiks. Siin otsas on selline kruvi, mis sa saad sellele kummilandile niimoodi ninasse keerata. Keerad selle mõnusalt. Padi, mul on see nina juba mõnusalt sodi, ma proovin kuskilt siit teisest kohast siseneda. No igatahes keerad ta siia, nüüd läheb. Keerad talle selle mõnusalt siia ninna. Torkad need kuskile talle siia selga. Nüüd on siuke asi. Ilus. Aga sellega saame kalad ära raudselt, kui me leiame üles, kus need suured on. Mul on üks shallow rig veel ja siis üksed Taiva duckfin shadid 20 cm 50 grammine elukas. Siin veel natuke aega proovime nende suurtega ja kui ei saa, siis ma arvan, me läheme vahelduseks, proovime siukseid väiksemaid sopikesi tavapärase professoriga, et saada selle kalapüügi maitse ka ikkagi alguses natuke kätte. Sest praegu on natuke mõru meeles, me oleme tund aega loopinud ja pole ühtegi kala veel näinudki. Välja arvatud mingeid väikseid viidikeid. Tuleb välja, et natuke raskust on vaja. Selle jaoks meil on ostetud sellised kruviga raskused. Selle saab keerata siis sellele kummilandile ükskõik kuhu keha külge kinni. Ma arvan, ma panen ta kuskile siia pea. Siia täpselt. Ka silma vahele. Lagi vähe. Muidugi see, mis ma praegu nagu teen, et Amerika ridvaga loobime 50 grammiseid lante. Selle maks test on tegelikult 40 grammi. Aga kuna me ei teadnud, kas me üldse kunagi veel loobime nii suurte lantidega, et siis ei hakanud kohe spets eraldi ritvi. Just, et oleme täna ettevaatlikud. Loobime heilalt. Olukord on selline, et me oleme nüüd kolmandas püügikohas ja me ei ole 1,5 tunni jooksul mitte ühtegi kala saanud. Ja nüüd me oleme selle koha peal, kus me oleme 2 korral väga palju kala saanud ja suvel sain siit oma rekord 4,8. Ei pane kohe professorit otsa, nii et ma ikkagi proovin selle duck shadiga veel. Nii, esimene kala. Steven võttis ära lõpuks. Me hakkasime teist triivi tegema. Ja siis poole sõidu peal sinna. On väike või? Tundub küll, ta enam ei siple väga palju. On sul üldse kala või? See küll väga väikse moodi ei käitu. Mul oli sama tunne, kui mul oli suur kala. Siis oli sama teema. Steven, see on sul suur kala. Väike kala ei tee siukest asja. Oota rahulikult, küll ta liigub ise ära sealt. Ära järsku tõmbaid tee. Steven, see on suur kala ju. Korralik ju. See on siuke 70-sendine volas. Korralik papa ju. No neid me tulimegi püüdma ju. Ainult kama on, mul on vale lant otsas. 0 punkti. Võid kohe tagasi lasta. Ma räägin. No ma võin üle ka mõõta, see ikka kaalub sul kenasti. See on raudselt 3 kilo. Tõesta kõrgemale. Mul on mingi intsid teised. 72 sentina. No, ilus valask. No, väga ilus kala. Kala otsas. See tundub ka päris piraksust või?
ma ei saa praegu aru, kas ta on suur või väike. Korraks nagu pistis pea välja, lõi veits lained laiali. Veel on vara öelda. Pigem tundub, et on väike. Või siis täpselt sama suur kui sul. Pirakas. Uppu! See on suurem kui sul. See on 80-ne. Ossos! See on umbes selline, nagu ma suvel sain kätte. Jaa. 0 punkti ikka. Aga kuidagi loid on. Tere, näe. Davai. Läheb tagasi. Hoidsime teda, kõht on täiesti täis. Professor meie võistlusel nagu ühtegi punkti ei anna, siis ma lähen tagasi selle Angerja peale. Peab meeldima Angerjas. No vähemalt kunagi neile pidi meeldima Angerjas, kui Saaremaal veel Angerjat oli. Ma praegu mängingi selle peale, nad pole ilmselt nii ammu Angerjat näinud. Et nad peavad seda maitsma tulema. Sabamäng on ilus, aga siukest küljelt küljele liikumist väga ei ole. Täna siis 4. kohta jõudnud, päike läks just pilve taha. Kell on 12 saamas kohe ja me oleme mõlemad ühe kala saanud. Mõlemad kalad olid väga suured. Ja otsas! Läks ära või? No näe, millega sa loobid? Punasega, jah. Ma toetun ikkagistki praegu vana hea professorile. Päris hea triiv on meile. Otsas! Kaamerad käivad kõik. Täiega emmatas mind. Kala. Vist väga suur ei ole. pool. No peaaegu 60. Ilus. Jõle jahe vesi on siin. 5. koht. Ja siin on mõnusalt tuulevaikne. Sest et tuul puhub täna meil niimoodi loode poolt. Ja see metsatukk siin varjab kogu selle tulera. Kala! Väike. Tänase päeva väiksem on see küll kindlasti. Ja laip on jälle. Seli oli mingi ulbimna. Selle pika ridvaga on ikka väga halb. Mul siuke tunne, et ma vahetan väiksema vastu. Kas sa saaksid mulle anda need tangid? Or not? Väike. 55. Ei taha. 55. 50. 52. No ma arvan, et see ei ole mu rekord, kala. Läheb. Aitab. Ma nägin suurt kivi täpselt meie all. Päeva viimane auk. Loodaks siit ikkagi viimased kokkupuuted veel kaladega saada. Nüüd kala praegu. Oppa. See on jälle mingi 70. Jäme on. Ops. Mitmes kala täna? 5 äkki? Sinu teine. Ma arvan 5 kala meil kokku, 5-6. Külje pealt on pureda täiega saanud minu poolt. Tagasi kodus nüüd ja teeksin tänase püügipäeva kokkuvõtte. Suurte lantidega oli minu arvates väga äge püüda. Kuigi me kala ei saanud, ma tuleksin selle teema juurde kindlasti mitte küll see aasta, kuid kevadel ilmselt tuleksin nagu tagasi ja selleks ajaks peaks kindlasti hankima pisut jäigemad ridvad, lühemad ridvad, 2,5 meetrit oleks ikka ideaalne. Testid seal 40–100 grammi. Fakt on ikkagi see, et suuremad landid panevad suurema kala tööle ja sul ilmselt on suurem võimalus seda veekogust püüda. Aga selleks peab olema lihtsalt õige varustus ja õiged ilmastikutingimused.
ma soovitan vaadata rootslasi, kuidas nad püüavad väga suurte lantidega, teevad seda väga edukalt. Et ma usun, et need toimivad ka sama hästi meie veekogudes. Tänane püügipäev oli äge, kuigi jäi kripeldama see, et ma seda suurt kala ära ei mõõtnud. See võis olla muus rekord. Ma arvan, et see oli seal circa 5,5 kilo ja umbes 85 sentimeetrit. Aga see selleks, kala oli liiga kaua veest väljast ja ma otsustasin ta kiirelt tagasi lasta. Olgu, olge mõnusad järgmise korrani ja püüdke kala. Tšau!